Ja siin on meil siis 5. rong tehtud. Ja need on siis meil pandud selliste puidust pukkade peal, see on siis 365/28. On siis sihukest pukad pandud täiskraadi alla ja kruvid ja siis siit nendest reguleerime tipud paika. Ja nendega me ei tee midagi, kuna siit altpoolt teha, siit on seda suht võimatu, siis jääb nii ja nii jääbki, sest nagu milles näha, sest ta laiali ei lähe, et siia seda lisatugevduse tegemist aja viitmiseks pole mõtet teha. Ja siin on siis nad meil ära nummerdatud, kõige pikem on 9. rong moodul, aga meil 6 pukka on, ehk siis 7 tegime valmis pukkade peal. Ja 6 tegime valmis ja pärast tegime 3 tükki veel vahele. Seda sellepärast, et need pukad, mingil määral see puit ikkagi mängib ja sa ei saa teda, et siis sul on, nüüd on meil läheb see 5. läheb ühte kohta täpselt paika. Otsad tuleb maha lõigata, et siis ühenduskohad kindlasti klapiksid siis. See on see pukkade nagu miinus natukene, et on muidugi uus versioon veel mõeldud selle jaoks, aga seda siis kunagi tulevikus. Just selle jaoks, et saaks need täpselt õige kraadi all. Ja siin on meil nüüd nurk viimistlemata veel. Kuna tegime seda õhtul, siis jääb viimistlemata. Kõige targem on seda teha hommikul, siis kohe oleme ka nurga ära viimistanud. Siis jääb 3 tunni pärast viimistamisaega, aga õhtul siis ei tee seda. Teeme seda siis kuskil mujal. Sest need liitekohad jäävad niikuinii uukjad tühjaks. See on üleval parapeti peal. Siin on siis 9 tükki ja nendel on nüüd, osadel on nurgad viimistletud, osadel viimistlemata. Need, mis vahele sai tehtud, need on viimistlemata. Ja siis liimimine käib niimoodi, et need mõlemad pooled puhastame nitronaustiga enne ära. Ja siis teeme siia kellu otsaga nakkekihi ja laseme siis siia vorsti vahele ja siis surume kokku oma vahel. Ja 12 tunni pärast, ehk siis kui hommiku teha, siis järgmine hommik on nad tõstetavad kõrval ja võib uue rivi peale panna. Ei ole üldse mingit probleemi. Lahti ei tulnud, proovisin 12 tunni pärast ka, aga EPO on ikkagi noaga lõigatav, et sihukest väga kõva rapsimist ei soovitaks ikkagi teha. Et 24 tundi siis ei tee temaga enam mitte midagi, et nii kõva, et vot sellised lood. Nakkekiht. Ära mulle pott, ma panen sulle liiga ära.
ja see on siis nüüd kivitehases lastud lõigata. Ja nad lõikavad selle niimoodi keset plaati, mitte tehase servast, vaid need tükid, 3, 6, 5 tükid on lõigatud 45 keset plaati lihtsalt. Ma ei tea, kuidas nad seda teevad, ei ole näinud, aga teevad. On vähe karvane siin Polerkaga üle ja väga hea. Ehk siis siin on nüüd Polerkaga töödeldud. Rannainfo ütleb, et 25 kraadi on seal vesi. Kas võimalik on trükiviga?